ma nüüd ei tea, kas ma pean panema prillid ette või ei pea, kui ma vaatan, ma igaks juhuks võtsin prillid kaasa. Sest kui ma ükskord käisin silmaarsti juures ja arst küsis, kas ma autoga sõites prille kannan, siis ma ütlesin, et ei kanna, sellepärast, et ma näen kõike. Ja arst ütles, et aga noormees, te lihtsalt ei tea, mida te ei näe. Et ma vaatan. Põhiseadus. Et meil teinekord, kui me teeme oma igapäevaseid asju, ükskõik mis elu valdkonnas, siis me väga palju põhiseaduse peale ei mõtle. Ometi on põhiseadus see, mis seab kõikidele meie elu valdkondadele, eriti avalikus sektoris. Ja keeleõppe on seotud avaliku sektoriga, seda me teeme avalikes huvides, et põhiseadus seab sellele aluse. Ja kui ma olen ise mõelnud põhiseaduse peale, siis mulle tundub, et meie teadmised sellest on natukene võib-olla kitsad sellepärast, et me ei oska hinnata selle mõju meie igapäevasele tööle. Aga tegelikult iga samm, mida me teeme, põhineb põhiseadusel. Ja sellepärast, kui siin on õpetajaid, kes õpetavad üldhariduskoolis, siis põhiseadus ei ole selline õigusakt, mida tasub vaadata ainult ühiskonnaõpetuse tunnis. Seda tuleks tegelikult vaadata kindlasti ka eesti keele tunnis, eesti keele kontekstis. Ja põhiseaduse tegelikult kõige tähtsam osa kannab sellist natukene võib-olla võõrast nimetust nagu preambul ehk sissejuhatus. Ja enamik juriste on nõus sellega, et põhiseaduse preambul sisustab kogu järgneva põhiseaduse teksti, see tähendab, et kõikidel järgmistel paragrahvidel põhiseaduses on mõte ennekõike lähtuvalt preambulist. Ja preambuli kõige tähtsam osa on siis siin viimases lõigus, mis ütleb meile, miks Eesti riik on olemas. Eesti riigi ülesanne on see, et ta peab tagama Eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise läbi aegade. Ja ükskõik, mis valdkonnas me tegutseme. Jah, siin on keel mainitud ja see puudutab keelevaldkonda. Aga see tegelikult puudutab kõiki muid eluvaldkondi ka, olgu see rahanduspoliitika, pensioni, tervishoiupoliitika, transpordipoliitika, regionaalpoliitika. See kõik saab alguse põhiseaduse preambulist. Ja lihtsalt üldhariduse mõttes suvi on tulemas ja 28. juunil saab meie põhiseadus 30-aastaseks. Ja ma ei tea, kuidas toonased põhiseaduse autorid selle nii hästi planeerisid, et põhiseaduse 30. sünnipäev on minu 58. sünnipäeval. Et see on nagu selline sünnipäeva kingitus lausa mulle. Seda ei pea meelde jätma, seda me eksamil ei küsi, aga 28. juuni 1992 minu sünnipäev jääb mulle sellepärast meelde, et siis oli rahvahääletus, kui me kõik ühel häälel võtsime selle põhiseaduse vastu. Et see põhiseaduse preambul, Eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimine läbi aegade on hästi, hästi oluline. Ja põhiseaduse paragrahv 6 ütleb, et Eesti riigikeel on eesti keel ja selle üle on hästi palju vaieldud. Kui Eesti riigikeel on eesti keel, kas Eestis tohib teisi keeli kasutada? Meil on tuliseid vaidlusi mõne inimesega, kes on seisukohal, et kui riigikeel on eesti keel, siis ma ei taha teisi keeli näha. On inimesi, kes on valmis lausa politseisse helistama, kui nad kuulevad kuskil mõnda teist keelt või näevad mõnda muukeelset silti. Aga tegelikult see, et Eesti riigikeel on eesti keel, ei tähenda seda, et eesti keel on ainuke keel, mida tohib kasutada. Eesti keel on mõnes valdkonnas ainuke keel. Näiteks seadusandluses
Riigikogu menetleb seadusi, võtab vastu ja need kehtivad eesti keeles. Aga kui me hakkame rääkima juba valitsuse tegevusest, siis valitsus paratamatult oma tegevuses, kuigi valitsuse ja valitsusasutuste asjaajamiskeel ja töökeel on eesti keel, siis selleks, et osaleda rahvusvahelises suhtluses, kas või see, mis meil praegu toimub, kaitse- ja julgeolekupoliitikas, välispoliitikas, seal ei saa ilma võõrkeelteta. Nii et eesti keel on esimene ja kõige tähtsam keel, aga teisi keeli võib ka kasutada. Paragrahv 12 on hästi oluline. See on diskrimineerimise keeld ja siin on öeldud, et diskrimineerimine on keelatud ka keeletunnuse alusel. Ka see on hästi keeruline paragrahv. Kui Eesti sai iseseisvaks ja keeleseaduse alusel kehtestati eesti keele oskuse nõuded, siis nende nõuete kohta paljud poliitikud ütlesid, et need on diskrimineerivad, sest need puudutavad keelt. Aga see ei ole kaugeltki nii. Keeleline diskrimineerimine tähendab seda, et kui näiteks meil on üks ametikoht, ütleme näiteks arst, ja kui me kehtestame eesti keele oskuse nõuded ainult näiteks ühe konkreetse rahvuse esindajatele, ütleme, et Lätist pärit arstid peavad eesti keelt oskama, teised ei pea, teistele ei kehtesta. Et kui see on mingisuguse sellise tunnuse alusel kehtestatud nõue, sel juhul on see diskrimineeriv. Aga kui see on kehtestatud kõikidele nii, nagu Eestis on, kõik keelenõuded, mis Eestis on kehtestatud, on kehtestatud sõltumata selle inimese rahvusest, keelest või päritolust. Me ei saa iialgi väita, et keelenõuded on kehtestatud ainult venelastele või ainult valgevenelastele või ainult välismaalastele. Ei, keelenõuded on kehtestatud kõikidele. Muide ka eestlastele. Need nõuded, mis on keeleseaduses, et inimene peab ühel või teisel või kolmandal tasemel eesti keelt oskama, need kehtivad ka eestlastele. Ja see, mille alusel nad on kehtestatud, see on üks neutraalsemaid aluseid üldse, mis me saame anda, see on haridus. Mis keeles inimene on omandanud hariduse, kui sa oled omandanud põhi-, kesk- või kõrghariduse eesti keeles, siis sa ei pea keeleeksamit tegema, aga oskama pead sa ikkagi. Ja Keeleameti praktikas on ette tulnud küll ja küll, kus me oleme pidanud kontrollima eestlaste eesti keele oskust. Meil on statistiliselt näiteks Narvas üle 1000 eestlase, kes emakeelena eesti keelt ei räägi, kes ei oska üldse eesti keelt. Nii et ka meie järelevalve andmebaasis on puhtalt eesti nimega inimesi. Ma mäletan, et meil oli politseinik Peeter Kask, kes ei osanud eesti keelt ja me pidime talle tegema ettekirjutuse. Nii et see ei sõltu rahvusest. Keeleline diskrimineerimine on see, kui me kellelegi tema keeletunnuse alusel kehtestame mingid nõuded, mis on teistest erinevad. Nüüd ma panin siia ühe paragrahvi, mis ei ole esmapilgul üldse keelega seotud. Paragrahv 28. Igaühel on õigus tervisekaitsele. Mismoodi see keelega seotud on? See on otseselt keelega seotud, sellepärast et tervisekaitse eeldab patsiendi suhtlemist arstiga või meditsiiniõega. Ja enamik patsiente Eestis räägivad eesti keelt ja seetõttu, kui igaühel on õigus tervisekaitsele, tähendab see seda, et arstid peavad olema võimelised suhtlema eesti keeles. Nii et paragrahv, mis nagu pealtnäha ei ole üldse eesti keelega seotud, on tegelikult otseselt eesti keelega seotud. Ja arstide keeleoskuse nõuded on üsna kõrged. Nad peavad oskama eesti keelt C1 tasemel, meditsiiniõed B2 tasemel. Ja see on selline nii-öelda reguleeritud eriala, kus lihtsalt
kolmandast riigist tulnud arst ei saa kohe praktiseerima hakata või meditsiiniõde, tuleb ühtlustada või analüüsida seda, millise hariduse ja kus nad on omandanud, kas see vastab meie meditsiinitöötaja haridusele ja siis sinna juurde tuleb veel siis eesti keele oskus. Nüüd paragrahv 29. Eesti kodanikul on õigus vabalt valida tegevusala, elukutset ja töökohta. Kui sul on õigus vabalt valida tegevusala, elukutset või töökohta, aga paljud tegevusalad, elukutsed või töökohad eeldavad eesti keele oskust, siis tegelikult see, kui minul on õigus vabalt valida, tähendab seda, et riik peab mingis ulatuseski tagama võimaluse eesti keelt õppida. Ja see on see, kus meie tegelikult kõik osaleme. Et mingi vabadus üldjuhul tähendab kellegi kohustust midagi teha. Riik korraldab kutseõpet ja abistab tööotsijaid töö leidmisel. Jällegi esmapilgul ei ole midagi keelega seotud, kuid kui on öeldud, et riik abistab tööotsijaid töö leidmisel ja kui töö leidmisel on takistuseks eesti keele oskamatus, siis sellest sättest lähtuvalt peaks riik abistama tööotsijaid eesti keele õppimisel, nii nagu meie riik seda tegelikult teeb. Töötukassa kaudu ja tegelikult paljudel muudel viisidel. Ja siin on veel öeldud, et kui seadus ei sätesta teisiti, siis on see õigus võrdselt Eesti kodanikuga ka Eestis viibival välisriigi kodanikul või kodakondsuseta isikul. Meie praeguses kontekstis tähendab see seda, et need inimesed, kes on praegu viimastel nädalatel Eesti tulnud ja kes eesti keelt ei oska, kes otsivad tööd, siis tegelikult kõik need, kes viibivad Eestis seaduslikult, kõigile neile tegelikult riik peaks oma abikäe ulatama ka eesti keele õppimisel. See on hästi keeruline. See nõuab tõsist ettevalmistust ja seda ei ole võimalik nii kiiresti teha, kui me tahaksime, aga see on üks põhiseaduslik põhimõte. See puudutab kõiki neid, kes siis on seaduslikult Eesti riiki elama asunud. Töötingimused on riigi kontrolli all. Töötingimuste hulka kuulub ka keeleoskus ja keeleoskuse nõue ja need on riigi poolt kehtestatud. Ja keelenõuete puhul on oluline see, et need nõuded, millest me nüüd hiljem rääkima hakkame, mille on valitsus seaduse alusel kehtestanud, need on miinimumnõuded. See on see kõige madalam lävi, mida ületades siis on võimalik ühel või teisel ametikohal tööd leida. Ja lähme siit natukene edasi. Põhiseaduse paragrahv 37 on samuti erakordselt oluline. Seda me teame, et igaühel on õigus haridusele, aga siin on ka öeldud seda, et igaühel on õigus saada eestikeelset õpetust. Ja ma pööran tähelepanu ühele sõnale, mida me põhiseadust lugedes tihtipeale tähele ei pane. Igaüks. Kes on igaüks, kellel on õigus saada eestikeelset õpetust? On väga lihtne. Igaüks on igaüks. Igaüks tähendab seda, et Eestis seaduslikult viibival inimesel on õigus saada eestikeelset õpetust. Mis tähendab seda, et igal Kohtla-Järvel, Narvas, Sillamäel elaval lapsel on õigus käia eestikeelses lasteaias. Igal Lasnamäe gümnaasiumi õpilasel on õigus saada kvaliteetne eestikeelne haridus. Ja kui me nüüd mõtlema hakkame, kas me oleme alates põhiseaduse vastuvõtmises suutnud seda pakkuda, siis mõtlen ausalt, me ei ole. Me ei ole suutnud tagada seda, et igaüks selle
eestikeelse hariduse lasteaiaõppe saaks. Me tihtipeale seda igaüht tõlgendame, et eestlasel on õigus. On küll, jah, aga teistel ka. Ja see puudutab tegelikult, igaüks puudutab ka neid, kes on viimastel nädalatel Eesti tulnud. Siin käib praegu tõsine arutelu selle üle poliitikutel omavahel. Kuhu siis panna Ukraina sõjapõgenike lapsed õppima? Ja üks argument on see, et kui nad ju oskavad kõik vene keelt, panema nad kõik vene kooli. Ja see on võib-olla üks lihtne lahendus. Samal ajal, ma ei ole ise nendega rääkinud, aga ma olen lugenud ajalehti ja kuulanud, mida nad oma intervjuudes räägivad. Väga paljud neist, kes ei oska ukraina keelt, kelle emakeel on vene keel ja kes on rahvuselt ukrainlased, nad tahaksid ennast natukene vähemalt praegusel ajal distantseerida venekeelsest haridusest. Sellel on väga palju erinevaid põhjusi ja natukene on see mõistetav. Ja seetõttu minule meeldiks see variant, kui selle põhiseaduse paragrahv 37 alusel ma võtaksime ka neid Eestisse saabunud sõjapõgenike lapsi, kui seda igaüht, kellel on õigus saada eestikeelset õpetust. Ja mulle tundub, et Haridus- ja Teadusministeerium tahaks seda teed minna, on poliitikuid, kes tahaksid minna teist teed. Mina olen ametnik, mina ei ütle, kummal on õigus, mina ütlen, et põhiseadusel on õigus. Ja põhiseadus ütleb, et see õigus on, eestikeelse hariduse saamise õigus on neil olemas. Ja põhiseaduse paragrahv 51 ja 52 räägivad siis sellest, et kohaliku omavalitsuse asjaajamise keel on eesti keel ja igal ühel on õigus pöörduda kohaliku omavalitsuse poole eesti keeles, mis tegelikult viitab meil jälle ühele väga suurele sihtgrupile, kes peab eesti keelt oskama. Teda on kohaliku omavalitsuse töötajad ja ametnikud. Meie põhiseadus kehtib juba peaaegu 30 aastat ja on mitmeid omavalitsusi, siin samas Tallinna külje all isegi, kus see ei ole veel tagatud. Veel hiljaaegu, see oli vist umbes 2 nädalat tagasi, tuli Keeleametile kaebus selle kohta, et Narva linnavolikogu koosolek toimus valdavalt vene keeles. Ja oli näha, et seal, linnapea rääkis kenasti eesti keeles ja veel, aga väga paljud linnavolinikud ei kasutanud eesti keelt ja tõenäoliselt ei saanud ka eesti keelest aru. Mis ei ole päris kooskõlas põhiseadusega. Et meil on veel väike tee minna selleni, et me hariduse ja kohaliku omavalitsuse korralduse osas täidaksime põhiseaduse nõudeid. Aga nüüd keeleseadus. Enne kui ma nende sätete juurde lähen, siis keeleseadusel on meil üsna pikka ajalugu. Eesti NSV keeleseadus võeti vastu juba 1989. aasta 18. jaanuaril. Aastal 89 võeti siis nii-öelda esimene uue eesti keeleseadus vastu. Ja ma olen mitmel pool seda keeleseadust kommenteerinud, see oli väga hea keeleseadus, vaatamata sellele, et see seadus ütles küll, et vene keelel on eristaatus kui rahvusvahelise suhtlemise keel, aga seal oli väga selgelt öeldud näiteks, et kui klient läheb poodi, siis teenindaja peab austama kliendi keelevalikut. See on suurepärane, kui see põhimõte toimiks ka praegu. Ta on natukene teistmoodi sõnastatud meil keeleseaduses ja tarbijakaitseseaduses, aga meie viimasedki menetlused ühe järjest kasvava kaupluse keti puhul näitavad,
et ega seda teenindajat see kliendi keelevalik üldse ei huvita. Mõnikord on tõesti nii, et sa tahad eesti keeles müüjaga suhelda ja sa saad sõimata. Päriselt. Ja see on üks põhjus, miks tihtipeale Keeleametile kaebusi esitatakse, isegi mitte sellepärast, et müüja ei oska eesti keelt, vaid sellepärast, et ta ei oska käituda. Kui ta käituks viisakalt ja naerataks ja räägiks vene keeles, siis klient neelab selle alla ja nad saavad hakkama. Aga kui sa lähed poodi aastal 2022 ja sa saad sõimata müüja käest, siis no see ei sobi. Aga muidugi keeleseaduses ei ole öeldud, et klienti ei tohi sõimata. See on teeninduskultuuri küsimus ja tundub, et see on palju keerulisem kui keeleoskuse omandamine. On omandada viisakalt käitumist ja teeninduskultuuri. Esimeses keeleseaduses oli siis säte, et isikutega tööalaselt suhtlevad töötajad peavad oskama eesti keelt. Seaduse alusel võeti vastu määrus, mis seadis tähtaja, mis ajaks kõik töötajad, siis teenindajad, juuksurid, õpetajad, ametnikud, kõik, kes klientidega ja isikutega suhtlevad, peaksid eesti keelt oskama. Ja see tähtaeg oli 1. veebruar 1993. Sellest ajast on üsna palju vett merre voolanud. Ma ei oska neid kuupmeetreid öelda, aga neid on väga palju. Ja natukene on asi läinud paremaks. Kui mina asusin oma ametikohale ka, see oli ka juba eelmisel sajandil, siis need õpetajad, kellega me toona kohtusime, kes olid siis 40-ndates eluaastates, ütlesid, et me oleme juba nii vanad ja me lähme varsti nagu nii koolist ära. Ja ega meile ei ole enam mõtet seda eesti keelt õppida. Ja siis need aastad läksid ja praegu me kohtume nende samade õpetajatega nendes samades koolides ja põhjendused on umbes samad. Muidugi natukene on asi paremaks läinud. Iga aasta, ma olen vaadanud aasta aruannetest, mõni aasta õpib eesti keele ja teeb eksami ära 3% nendest, kellel on ettekirjutus tehtud. Mõnel aastal on olnud see 8%, aga üks asi, mida me oleme tähele pannud kõikide nende aastate jooksul, kui me oleme keelenõudeid rakendanud, on see, et muukeelse kooli õpetajad on kõige visamad keeleõppijad selles mõttes, et see õppe kohe üldse ei taha minna. Arstidel läheb paremini, müüjatel läheb paremini, turvameestel läheb paremini, aga millegipärast muukeelse kooli õpetajate keeleõppe on kõige vaevalisem ja ma ei oskagi öelda, miks see nii on. Et seal on kindlasti oma põhjused võimalik välja selgitada, aga see on olnud kõige raskem. Nii et tegelikult 29 aastat tagasi pidid kõik juba eesti keelt oskama. Ja siiamaani väga paljud ei oska. See on üks asi, aga mis on teine probleem? 1993. aasta oli märgiline veel teises mõttes. Paljud meist mäletavad, et 1993. aastal võeti vastu põhikooli ja gümnaasiumi seadus, mis sätestas, et aastaks 2000 muutub haridussüsteem Eestis eestikeelseks. Ja siis läksid aastad edasi ja lähenes 2000. aasta ja siis tuli välja, et ei ole muutunud eestikeelseks. Ja hakati uurima, miks ei ole muutunud. Ja üks põhjus oli see, et mitte keegi ei olnud mitte midagi teinud selleks, et see muutuks eestikeelseks. Ja siis hakati seda tähtpäeva edasi lükkama. See lükati edasi aastasse 2007, siis aastasse 2011 ja lõpuks aastaks 2014 läks siis üks osa vene õppekeelega koolist formaalselt 60% ulatuses üle eesti õppekeelele.
aga ütleme, kui me kujutame ette mingit masinat, siis kui sa paned masina ühest otsast midagi sisse, siis teisest otsast peab välja tulema mingi toode, mis peab vastama mingitele nõuetele. Ja võib-olla see ei ole kõige parem võrdlus võrrelda haridussüsteemi masinaga, aga no mõnes mõttes see nii on, et sa paned selle tooraine, ütleme, esimesse klassi ja siis 12. klassis peaks tulema välja mingisugustele nõuetele vastav toode. Ja väga paljude vene õppekeelega koolide puhul see toode muidu on väga tore, hästi tubli, aga eesti keelt ei oska. Siiamaani tuleb vene õppekeelega koolist ka Tallinna linnas välja noori, kes on sündinud Eesti Vabariigis, kogu oma haridustee käinud läbi Eesti Vabariigis ja lõpetab kooli niiviisi ära, et ta eesti keelt ei oska. Ja meie inspektorid kohtuvad nendega kohe, kui nad on kooli lõpetanud. Nad lõpetavad kevadel kooli ja suvel lähevad nad tööle kohvikutesse, ajutistesse puuvilja müügipunktidesse, mis on erinevates kaubanduskeskustes. Ja juba praegu laekuvad meile kaebused ja kui meie inspektorid käivad kontrollimas, seal on noored inimesed, kes on just vene kooli lõpetanud. Ja mina käisin ühel päeval Kristiine keskuses mustikaid ostmas. Ja ma küsisin müüjalt lihtsas eesti keeles, kui palju mustikad maksavad. Ja ta ei saanud mitte midagi aru sellest. Mis on tegelikult traagiline. Mis tähendab seda, mis on teile muidugi väga hea, et vene õppekeelega kool toodab teile kliente juurde. Järjest ja järjest sadu kliente tuleb täiskasvanute keeleõppesse. Aga samal ajal, kui me kujutame ette, teil on mingi ettekujutus õppemahtudest, et kui teilt eeldatakse, et te 200 tunniga või 400 tunniga viite inimese nullist B1 või B2 tasemele, siis üldhariduskoolis on nad eesti keele tunnis istunud umbes 1200 tundi. Ja nad ei saa mitte millestki aru, siis võib meil tekkida põhjendatud küsimus, et miks seda raha ei võiks anda teile ja saaksite sellega paremini hakkama. Ma ei tea, kus need probleemid on, aga üks põhjus on selles, et võib-olla koolipidaja ei tunne ka otseselt huvi, mis seal koolis toimub. Ja seetõttu tuleks võib-olla selle valdkonna järelevalvet natukene parandada, et haridusministeerium on praegu algatanud ühe pilootprojekti ja ta kontrollib 5 koolis seda, mitte ainult seda, mis 10 koolis. Merle teab, sest Merle on selles projektis 10 koolis. 5. Kokku 10. Ja me teame, et kõik need koolid täidavad formaalselt eestikeelse õppenõuded, aga me ei tea, mis toimub klassis. Ja kõige tähtsam on see, mis toimub klassiruumis. Kas seal päriselt toimub eestikeelne õpe ja mis kvaliteediga see on. Mina olen istunud ühel nõupidamisel, kus olid eesti keele õpetajad ümber laua ja kus nii mõnigi eesti keele õpetaja ei julgenud suud avada sellepärast, et ta ei olnud kindel, kas ta räägib õigesti. Et meie Läti kolleegid, kes formaalselt on meist palju varem läinud üle lätikeelsele õppele, on öelnud, et nad on kasutanud ühte Venemaa tsaaririigi ametniku nime selle kirjeldamiseks. Potjomkin, härra Potjomkin. Et koolis toimub Potjomkin, mis tähendab seda, et formaalselt nii-öelda fassaad on korras. Aga tegelikult midagi ei ole. Nii et meil on keeleseadus, meil on keeleseaduses nõuded ja on põhikooli ja gümnaasiumiseadus, kus on mingid nõuded, aga me tegelikult päris ei ole seda kvaliteeti saavutanud, mida me tahaksime. Et jah, keeleseadus.
keeleseadus reguleerib eesti keele oskust, eesti keele kasutamist, aga ka võõrkeelte kasutamist. Ja ma ennekõike pööran tähelepanu paragrahv 2 siin alumisele lõigule, mis räägib avalikest huvidest. See valdkond, millega meie valdavalt tegeleme, on eesti keele kasutamine ja eesti keele nõuded avalikes huvides. Ja avalikud huvid on siis ühiskonna turvalisus, avalik kord, avalik haldus, haridus, tervishoid, tarbijakaitse ja tööohutus. See tähendab, et nendes avalike huvide valdkondades töötavad isikud peavad eesti keelt oskama. Nii et see avalike huvide valdkond annab meile tegelikult sellise sihtgrupi ulatuse. Ühiskonna turvalisus, politsei, piirivalve, aga erasektoris turvafirmad näiteks. Kõik see, mis on seotud meie turvalisusega. Avalik kord samuti. Avalik haldus, see on see kõik, mis toimub riigi, kohaliku omavalitsuse ametiasutused, ka erasektori asutused, sihtasutused, kes tegelevad avaliku halduse küsimustega. Haridus loomulikult, haridus on kõige laiem. Tervishoid ja tarbijakaitse ja tööohutus. Et kui me teame, millised on avalike huvide valdkonnad, siis me oskame otsida oma nii-öelda õppurite hulka sealt nii-öelda määratleda oma sihtgruppi. Ja eesti keele oskuse ja kasutamise nõuded on sätestatud kahes osas. Nad on põhimõtteliselt sarnased, aga üks puudutab siis avalikku sektorit ja see on siis paragrahv 23 lõige 1, ametnik, riigiasutuse kohaliku omavalitsuse töötaja ja nii edasi. Ja siis riigi kohaliku omavalitsuse ametnikud ja töötajad valdavalt peavad oskama eesti keelt ja tegelikult me võime öelda, et kõik riigi ja kohaliku omavalitsuse töötajad, ametnikud natukene kõrgemal tasemel, töötajad natukene madalamal tasemel, aga avalikus sektoris peavad kõik valdama eesti keelt oskama ja seda suutma tõendada. Ja äriühingutes, mittetulundusühingutes, sihtasutustes peavad siis oskama eesti keelt need, kes töötavad avalikes huvides. Ja need on siis need, mis ma eelmises lõigus loetlesin. Nüüd praegu käib üsna tuline diskussioon selle üle, millistel ametikohtadel võiksid tööle hakata meie sõjapõgenikud, kes on meile tulnud. Ja minu käest on mitu korda küsitud, viimati eile õhtul Elo Mõttus küsis minu käest ühes saates, et mis me nendega teeme, kui nad eesti keelt ei oska. Siis vastus on tegelikult üsna lihtne. Tööle võivad nad minna ikka. Miski ei takista neil tööle asumast, sellepärast et enamikul ametikohtadel ei ole eesti keele oskuse nõuet. Eesti keele oskuse nõue on ainult nendel ametikohtadel, mis on avalikes huvides. Ja meil on jäänud selline mulje võib-olla, et igal pool nõutakse eesti keele oskust, aga näiteks põllumajanduses on väga palju ametikohti, kus ei ole mitte mingisuguseid eesti keele oskuse nõudeid. Kaubanduses ja teeninduses on väga palju selliseid ametikohti, kus ei ole eesti keele oskuse nõudeid. Näiteks, kui kaubanduskeskuses teenindaja peab eesti keelt oskama, siis abitööline tegelikult ei pea. Ja abitöölisi on seal üsna palju. On kaubapaigutajad ja erinevad inimesed, kes ei pea eesti keelt oskama. Hotellides on hotellitoa teenindajad, kes ei pea eesti keelt oskama. Tootmises on tuhandeid ja tuhandeid ametikohti, kus ei ole eesti keele oskuse nõudeid. Ja mina olen andnud ettevõtjatele sellist nõu, et enne kõike meil tuleks siis hakata suunama meie sõjapõgenikke nendele ametikohtadele, kus eesti keele oskuse nõudeid ei ole, mis ei tähenda seda, et nad ei võiks kohe eesti keelt õppima hakata. Ja kindlasti nad peaksidki ja väga paljud on öelnud, et nad tahavad, aga nad saaksid tööd alustada juba enne,
kui nad eesti keelt oskavad. Ja siis samm-sammult eesti keele oskuse paranedes liikuda näiteks selle kvalifikatsiooni juurde, mis nad on kodus omandanud. Kes on õpetaja, kes on arst, kes on meditsiinitöötaja, noh, ütleme madalama tasemega siis õde või abiteenistoja kuskil meditsiiniasutuses. Et mitte kuskil ei ole niiviisi, et kui sa tuled mõnest teisest riigist, et sa saad kohe asuda tööle sellele ametikohal, mis sul oli oma riigis. Sa pead kuskilt madalamalt alustama ja täpselt sama kogemus on eestlastel, kui meie haritlased 40-ndatel lahkusid Nõukogude okupatsiooni eest, meie kirjanikud ja doktorid ja professorid töötasid metsatöödel. Kuni nad omandasid sealse riigikeele oskuse ja liikusid uuesti samm-sammult siis nendele ja jõudsid ühiskonnas väga kõrgele. Aga see ei juhtunud kohe ja keeleõppe võtab aega. Keeleõppe võtab kindlasti aega. Teil on kindlasti oma kogemus, meil on erinev kogemus, mõni kogemus on väga hea, mõni on negatiivne, me näeme, kus mõnikord inimene on 1-2 aastaga jõudnud juba B2 tasemele, on väga tublit õppinud, mõni nii-öelda uus immigrant on hakanud eesti keelt õppima enne üldse, kui ta on Eestisse tulnud, on ennast ette valmistanud. Ma arvan, siin vist oli juttu ühest Ida-Virumaal, Venemaalt vist või Ukrainast tulnud arstist, kes hakkas enne õppima ja kes siia tuli ja tegi vajalikud eksamid ära ja siis siinsed kolleegid süüdistasid teda, et sa oled pugeja. Et miks sa eesti keele ära õppisid, sest nemad 30 aasta jooksul siin ei olnud jõudnud ära õppida. Ühesõnaga mina arvan, et need, kes praegu tulevad, neil on kõrge motivatsioon eesti keelt õppida ja meil, ütleme, riigina ja koos teiega me peame pingutama, et seda motivatsiooni rahuldada. Sest kui me selle õige aja mööda laseme, siis pärast on seda tööd väga raske teha. Nii et see on hästi oluline. Ja nii, et tööd alustada nendest valdkondadest, mis jäävad avalikest huvidest väljapoole, aga kindlasti selle perspektiiviga, et omandada siis vajalik keeleoskus. Ja mis on hästi oluline siin paragrahv 23 lõige 3, kohustusliku keeleoskustaseme määramisel võetakse aluseks Euroopa Nõukogu koostatud Euroopa keeleõppe raamdokumendis määratletud keeleoskustasemed. See tähendab, et Euroopa Nõukogu keeleõppe raamdokument on keeleseaduse alusel meile aluseks kehtestatud, mis tähendab seda, et me peame seda üsna hästi tundma. Ja sellepärast on meil ka üks ettekanne siin, aga see on umbes selline raamat nagu ütleme kooli emakeeleõpetajal on mingisugune normatiivne käsiraamat või Mati Hindi eesti keele õpik, et see on see, mille kohta sa pead nagu unes enam-vähem oskama öelda, mis kus on ja mis mida tähendab ja mida siis meilt oodatakse. Ja lõige 4 ütleb, et täpsemalt on keelenõuded kehtestatud Vabariigi Valitsuse määrusega. Ja on nii-öelda Vabariigi Valitsuse keelemäärus, määrus number 84 2011. aastast, millega need keelenõuded on kehtestatud. Ja lõige 5 eesti keele oskuse nõudeid ei kohaldata isikule, kes töötab Eestis tähtajaliselt väliseksperdi või välisspetsialistina. Üldjuhul on see siis kuni 5 aastat ja ta peab tõesti olema välisekspert või välisspetsialist, mitte lihtsalt inimene, kes on välismaalt tulnud. Ta on kas siis hariduse, meditsiini, IT-valdkonna spetsialist. Sel juhul, kui ta tähtajaliselt siin töötab, siis kohe talle keelenõudeid ei kehtestata, aga kui ta on juba üle 5 aasta siin olnud ja kui me näeme, et ta töötab siin püsivalt, siis ta peab eesti keelt õppima hakkama. Meil on olnud mõnikord mõne poliitikuga vaidlusi. Meil on üks poliitik, kelle Eesti rahvas on valinud Europarlamenti. Ma tema nime ei nimeta, aga tema ükskord küsis meie käest, et aga miks ei ole näiteks korteriühistu esimees, kes on Venemaa kodanik, miks te ei võta teda väliseksperdina? Ja meie ütlesime, et me ei saa sellepärast, et ta ei ole mingi valdkonna ekspert. Ta on mittetulundusühingu juhatuse liige, see, et tal on mõne teise riigi kodakondsus,
ei tee temast väliseksperti. Nii et me kõikidel nendel juhtudel, kui me menetleme välisekspertidega seotud asju, siis me peame välja selgitama, kas nad on tõesti eksperdid. Ja meil on üks rahvusvahelise kooli juhtum, kus tõesti õpetajate puhul oli näha, kes on teistest riikidest tulnud, et nad olid siin tähtajaliselt ja neid me saime käsitada välisekspertidena ja nad antud praegusel perioodil keelenõudest vabastada, aga kui nad jäävad pikemaks, siis nad peavad ikkagi eesti keele eksami tegema. Ja eesti keele oskuse tõendamisel on erisused, mitte kõik ei pea tasemeeksamit sooritama ja tasemeeksamit, nii nagu meil on juba juttu olnud, ei pea sooritama isik, kes on omandanud eesti keeles põhihariduse, keskhariduse või kõrghariduse. Kõrgharidus on eraldi haridustase. Kui inimene on omandanud bakalaureuse eesti keeles, siis ta eksamit sooritama ei pea, aga kui ta on omandanud bakalaureuse võõrkeeles ja magistri eesti keeles, siis magister on üks aste kõrgharidustasemest ja magistri aste ei ole eraldi kõrgharidustase, mis tähendab seda, et eestikeelne magistriõpe ei anna vabastust eesti keele eksami sooritamises. Selliseid juhtumeid on meil väga, väga palju. Ja haridus loetakse omandatuks eesti keeles, kui vähemalt 60% õppetööst toimus eesti keeles. Seda me vaatame õppekavadest, kui on vanemad juhtumid, kui üritatakse tõestada, et on eestikeelne haridus olnud, siis me küsime arhiivist välja õppekavad ja koolitunnistused ja vaatame, kas siis oli või ei olnud eesti keeles. Ja kui inimene suudab ära tõestada ja tegelikult eesti keelt oskab, siis ta eesti keele eksamit ei pea sooritama. Ja samuti, kui inimene on sooritanud eestikeelse kutseeksami ja töötab sellel kutsealal. Et siis, aga kui ta on sooritanud mingi näiteks kondiitri kutseeksami, aga töötab turvamehena, siis ta peab ikkagi turvamehelt nõutava eesti keele eksami sooritama. Ja Keeleametil on õigus inimesi saata eesti keele tasemeeksamile vähemalt 2 juhul. Esimene on see, kui inimesel puudub keeleoskuse tunnistus, kui tal on ametikohal nõutav keeleoskus, aga tal puudub keeletunnistus, siis me võime ta saata eksamile. Aga me võime saata inimese keeleeksamile ka siis, kui ta formaalselt seaduse nõuded täidab. Näiteks ta on sooritanud eestikeelse kutseeksami ja töötab oma kutsealal. Või kui ta on omandanud eestikeelse hariduse ja just kui eelmise paragrahvi järgi ei peaks eksamit tegema. Aga meil on väga palju juhtumeid, kus mõnest kõrgkoolist tulevad noored, kes on omandanud küll eestikeelse hariduse, aga eesti keelt ei oska. Formaalselt on ta läbinud eestikeelse õppe, aga eesti keel on väga nõrk. Ja sellistel puhkudel on meil õigus nõuda, et ta ikkagi sooritaks taseme eksami. Et meil on selles vallas olnud mitmeid vaidlusi, on tõesti mõnes mõttes isegi natukene koomiline kirjavahetus toimunud, kus inimene ütleb, et ma küll ei oska eesti keelt, aga ma olen omandanud eestikeelse hariduse ja seepärast ma ei pea eesti keele eksamit sooritama. Et tegelikult on vaja ikkagi mõlemat. On vaja formaalselt nõuded täita ja on vaja ka tegelikku keeleoskust. Sellepärast, et kui sa töötad õpetajana või kas või Maxima kassas, siis ei tööta dokument. Sa võid ju kliendile näidata, et sul on keeletunnistus olemas, aga kui sa suhelda ei oska, siis ei ole sellest dokumendist mingit kasu. Nii et meie vaatame, et oleks dokument ja me vaatame ka seda, et selle dokumendi taga oleks tegelik keeleoskus. Et see on selline väga oluline asi. Ja nüüd üks valdkond on, mida ma tõenäoliselt praegu sügavamalt käsitlema ei hakka, sest keeleseadus räägib ka väga põhjalikult tegevuslubadest, nende taotlemisest, sellest räägib Merle natukene pikemalt, aga üks asi,
millele ma tahan tähelepanu pöörata, võib-olla Merle mainib ka seda, aga paragrahv 28 ülaindeksiga 4 tegevusloa kehtetuks tunnistamine. Meil ei ole seda kunagi ette tulnud, aga me peame arvestama sellega, et selline võimalus on keeleseaduses olemas ja üks peamisi põhjusi on see, kui ettevõte esitab oma tegevuse kohta valeandmeid. Et siin peab olema üsna tähelepanelik. Valeandmete esitamine on üks võimalus, kui haridusministeerium võib selle tegevusloa kehtetuks tunnistada. Ja üks on veel see, et kui kõik need andmed, mida seaduse alusel nõutakse, mis peavad olema EHISe kaudu tehtud kättesaadavaks või veebilehe kaudu, kui neid ei ole. Nii et neid asju peab kindlasti jälgima, ma usun, et Merle räägib nendest natukene pikemalt. Aga kui ta mõnele asjale tähelepanu ei pööra, siis ma olen siia välja toonud täiskasvanute koolituse seadusest punktid, mis peavad olema täidetud, mis peab olema veebilehel, mis peab olema EHISe kaudu avalikustatud. Tõenäoliselt te kõik teate seda, aga kui ei tea, siis pärast saate siit järele vaadata. Ja Haridus- ja Teadusministeeriumi määrus tegevusnäitajate kohta. Kindlasti te kõik teate seda, millised tegevusnäitajad tuleb välja tuua, aga kui ei tea, siis sellest esitlusest te näete, et mis tegelikult ettevõte oma tegevusnäitajates peab välja tooma. Nii, ja teie tegevuse üle teeb järelevalvet Keeleamet. Nii kurb, kui see ka ei ole. Riik kontrollib ja ta kontrollib enne tegevusloa andmist. See on üks minu jaoks natukene selline juriidiliselt kummaline väljend tegevusloa ese, kontrolli ese. No, et eesti keele õpetajana mulle tundub, et ese on mingi asi, aga ese on teie õppekavad ja õpetajate kvalifikatsioon. Enne kui tegevusluba antakse, me kontrollime seda ja pärast on meil õigus kontrollida seda, mis toimub teil klassiruumis või Zoomis või Teamsis ja erinevalt põhikoolidest ja gümnaasiumidest on Keeleameti ametnikel õigus siseneda teie klassiruumi, küsida teilt õppetööga seotud dokumente, küsitleda firma juhti, küsitleda õpetajaid, küsitleda õppijaid. Ja selle alusel siis anda hinnang sellele, mis kvaliteediga see õppetöö on. Ja noh, jällegi meile tundub, et meil on keeleseadus, aga need toimingud, mida me teeme teie klassiruumis, need toimuvad korrakaitseseaduse alusel. Te võib-olla ei pea seda teadma, seda peame meie teadma, aga korrakaitseseaduse paragrahv 30 alusel me küsitleme teid ja nõuame teilt dokumente ja korrakaitseseaduse paragrahv 50 lubab meil siseneda teie ruumidesse ja kuulata, mida te tunnistajate. See on korrakaitseseadus. Aga meil see õigus on olemas ja minu praktika praegu näitab, mis mulle tegelikult väga meeldib ja mida ma tahaksin tegelikult rohkem näha, meil kahjuks ei ole selleks jõudu, on see, et me tahaksime rohkem õppetööd näha, sest see on äärmiselt väärtuslik informatsioon, mida me saame sealt, kui me näeme, mida te klassiruumis teete. Et see annab meile väga palju teadmisi juurde, aga ilmselt ka meie tagasiside annab teile teadmisi juurde. Ja meil on õigus teha siis ettekirjutusi ja see alumine paragrahv on hästi kurb paragrahv, siin on öeldud, et millist sunniraha me võiksime teile määrata. Me ei ole seda kunagi määranud ja ma loodan, et meil kunagi ei tule selle teemalist kirjavahetust, et me peaksime mõnele keelefirmale mingil põhjusel sunniraha määrama, aga see võimalus on seaduses olemas. Õnneks see sunniraha praegu ei ole väga suur, 640 eurot on maksimum ja kui ma nüüd meelde tuletan, kellele me selliseid sunnirahasid üldse määranud oleme, siis viimastel aastatel on ainult üks Tallinna koolidirektor ja mõned kaubanduskeskused, kellele me oleme sellist sunniraha määranud.
nii et ma usun, et meie järelevalve tegevus teiega selleni kunagi ei jõua, sest see on, need summad ei ole suured, aga protseduur ise on natukene ebameeldiv ja meil kellelgi ei ole sellest mitte kasu, sellepärast et raha läheb otse Rahandusministeeriumi arvele. Ja keelemäärusel ja nendel ametikohtadel ma praegu väga pikalt peatuma ei hakka. Nad on siin väga täpselt loetletud, aga ühe asja ma tahan esile tuua. Keelemäärus ütleb meile täpselt samamoodi, see on see lõige 2, et keeleoskuse nõude määramisel võetakse aluseks Euroopa keeleõppe raamdokumendis määratletud keeleoskustasemed. Nii et vähemalt keelenõuete osas ja selle osas, mis puudutab teie tööd, Euroopa keeleõppe raamdokument on fundamentaalne dokument, mida siis tuleb arvestada. Ja õppetöös on oluline silmas pidada lisaks konkreetsetele raamdokumendi tasemetele seda, keda te õpetate. Sihtgruppi, kellest need koosevad. Kas nad on õpetajad, kas nad on teenindajad, kas nad on juuksurid, kas nad on turvamehed, sest määrus ütleb, keeleoskustasemete kirjeldustes loetletud oskustele ja pädevustele lisandub töö- ja ametialase sõnavara valdamise nõue. Nii et õpet korraldades me ei pea inimest lihtsalt eksamile saatma, et valmistada teda konkreetselt eksamiks, see on igal juhul oluline, aga see, et ta saaks ka oma ametialast sõnavara. Et kui me teame, et meil on näiteks juuksurite ja ma ei tea, maniküüride, pediküüride grupp, siis õpetaja oskab juba mingite tekstide, mingite ülesannetega toetada seda sõnavara ja seda valdkonda. Või kui meil on praegu, tõenäoliselt on ka teie hulgas neid, kes siis hakkavad meie sõjapõgenikke õpetama, võib-olla kellelgi juba on kuskil, et siis me peame välja uurima, mis perspektiivi nad näevad, mis valdkonda nad tahaksid tööle minna, et natukene seda juba toetada, lihtsalt sellele lisaks, et meil on lihtsalt näiteks A2 üldkeele kursus. Ja määruses on siis meil tasemed, määratletud need tasemed, milles me teeme, riik korraldab eksameid. Riik korraldab eksameid A2, B1, B2 ja C1 tasemel. Eksameid ei korraldata A1 tasemel ja C2 tasemel. Mina tunnen natukene puudust järelevalveasutuse juhina A1 tasemest. Ja võib öelda, et aga mis sa selle A1-ga oskad? Mida sa sellega teed? Praegu on selline olukord, et meil on Bolt ja meil on Wolt ja meil on Yandexit vist enam ei ole. Või on, aga ma ei tea, ta vist ei tohi enam olla. Ja seal on tuhandeid kullereid, kellest väga paljud ei oska üldse eesti keelt. Ja kui ma võtan ette nüüd A1 taseme kirjelduse ja loen selle läbi ja mõtlen, et kui see kuller oskaks eesti keelt A1 tasemel, siis selle paki suudaks ta inimesele kohale viia. Ta saaks aru aadressist, kellaaegadest, kõigest sellest, mis on sellega seotud. Ta oskab öelda, millal ta tuleb, kas ta jääb hiljaks, kui tekib mingisugune probleem, kas minna vasakpoolsest sissekäigust või parempoolsest. Sellised juhtumid on väga palju, kui talvel mul on lihtsalt kahju vaadata, ma sõidan autoga, tumedanahaline kuller oma seljakotiga, ta on lumehanges, ta nutab, ta ei tea, kuhu minna. Ta ei oska kellegagi rääkida. Kui tal oleks A1, ta juba saaks abi. Nii et mina näeksin nagu oma vaimusilmas ette, et me selle A1 eksam ikkagi kunagi sisse viiksime. Ja kui praegu see A2 taseme määrus ütleb, et A2 tasemel peavad oskama valvetöötajad, piletikontrolörid, riidehoidjad, uksehoidjad, käskjalad, siis kui ma küsin mõne inimese käest tänapäeval, kes on käskjalg, siis üldjuhul keegi ei teagi enam, kes on käskjalg. Ega isegi aastal 2011, kui see määrus tehti, ma ei tea, miks see käskjalg siia sisse jäi, sest meil ei ole praegu Eestis mitte ühtegi käskjalga. Meil on postiljonid, meil on kullerid. No jah, aga ma ei tea, kas see määrus nüüd puudutab saatkondi.
et need tegelikult siin võiksid olla kullerid ja on mingi hulk kullereid, kes võiksid paigutuda väga kenasti A1 tasemele, kui neil on päriselt A1 olemas, nad saaksid juba oma asja tehtud. Et siin on see väike, ütleme, vastuolu, nii et kullereid me selles määruses ei ole, et A1 võiks olla ja C2. Ma olen natukene käinud mõnes teises riigis ja vaadanud, kuidas seal ja mis tasemel õpetajad riigikeelt õpetavad. Ja kui ma küsisin Suurbritannias ühes keelefirmas, et kas teie firmas võib inglise keelt õpetada õpetaja, kellel on C1 tase. Nad ei saanud küsimusest aru. Et mis mõttes? Ainult emakeele kõneleja. Et ei olegi muud võimalust. Aga meil on see C1 nõue ja tegelikult ma ei oska öelda, kas see C2 eksam on vajalik, aga vähemalt õpetajate kvalifikatsioonist rääkides, mina parem ütleksin, et eesti keele õpetajal peab olema vähemalt C1. Mitte C1 nagu paljudel juhtudel, aga vähemalt C1. Ja me teame, et eksamit on võimalik sooritada 61 punktiga. Mina olen rääkinud ühe koolidirektoriga, kes sooritas eesti keele eksami 74 punktiga. Ma ei saanud mitte midagi aru. Ta tegi C1 taseme 74 punktiga. Ma ei saanud mitte midagi aru, mis ta rääkis ja ma arvan, et ta ise ka ei saanud. Et tegelikult on siin mingi sooritusvahemik ja kui sa 61-ga oled selle eksami ära teinud, siis sa ju formaalselt justkui kvalifitseerud, aga tegelikult ju ei kvalifitseeru. No ütleme selle C2 üle võiks arutleda. Et ma nendel keeletasemetel väga ei peatu, nendest saab siis sotti siis, kui te kodus seda vaatate. Ja lähme olulisemate keeleõppe sihtrühmade juurde. Meie jaoks ja üldse mulle tundub riigi jaoks kõige olulisem on haridustöötajad ja me eelmine aasta võtsime siis kokku kõik haridustöötajad üldharidussüsteemis ja lasteaedades, kes eesti keelt ei oska, me saime kokku neid umbes 2300. See tähendab, et meil on Eestis 2300 muukeelses haridussüsteemis töötavat haridustöötajad, kes ei oska piisavalt eesti keelt, kes ei täida formaalselt keelenõudeid. Abiõpetajad lasteaedades tasemel A2, õpetajad lasteaedades ja põhikoolis ja gümnaasiumis tasemel B2 ja eesti keele ja eesti keeles õpetatavate ainete õpetajad tasemel C1. Ja siin on ees siis Ida-Virumaa tabel ja siin all paremas nurgas on siis Ida-Virumaa numbrid, seal on 1524 haridustöötajad, kes eesti keelt ei oska. Et see on üsna palju, see tähendab seda, et juba ainuüksi haridustöötajate osas meie tööpõld on väga lai. Need tabelid Pille saadab pärast ka tegelikult meili peale, nii et siis praegu te ei pea siit maha kirjutama. Aga siin on siis omavalitsuste kaupa, kui palju, mis tasemel tegelikult õpetada oleks vaja. Ida-Virumaal on neid kõige rohkem ja see arv on ootamatult suur. See on kohe liiga suur. Tallinnas ja Harjumaal on kokku siis 656 töötajat, kes eesti keelt ei oska, haridustöötajad, kes ei oska formaalselt nõutaval tasemel. Neid, kes tegelikult ei oska. See number on suurem. Aga see on need, kes formaalselt ei oska. Ja muudes maakondades on neid üsna vähe. Võib-olla kõige rohkem Tartus, Tartumaal 88, aga seegi ei ole nüüd nagu väga suur number. Ja muud valdkonnad, Ida-Virumaa politseinikud ja päästjad, võib-olla kuskil 60 inimest politseinikke on meil veel 44 või 45. Kohalike omavalitsuste töötajad Ida-Virumaal, kes formaalselt ei täida, on 100 ringis, natukene võib-olla üle. Ida-Viru meditsiinitöötajad 1000 ringis, see on siis B2 ja C1 tase. Tallinna Harjumaa meditsiinitöötajad mõnisada, turva- ja valvetöötajad mõnisada, teenindustöötajad
mõned tuhanded tõenäoliselt, kui me võtame kaubanduskeskused ja B1 tase, siis tegelikult B1 tase on, see tööpõld B1 taseme õpetamisel on tegelikult kõige suurem. Teenindajaid on, seal on tõesti tuhandeid, keda oleks vaja koolitada. Muu teenindus, iluteenindus, juuksurid, massöörid, sandtehnikud, remondimehed, seal on paarsada, hotellide teenindajad ja vastuvõtutöötajad ja restoranides seal on sadu, korteriühistu juhatuse liikmed, nad peavad oskama B1 tasemel, seal on tõenäoliselt ka sadu ja siis kullerid, kes on, võin öelda käskjalad praegu, ei ole väga hästi reguleeritud A2 tasemel, seal on ka tegelikult tuhandeid. Nii et potentsiaalselt on see tööpõld nii suur, et tegelikult õudne hakkab. Aga see ei ole veel midagi. See on nii nagu Topshopis on öeldud. Et sa saad selle, aga see ei ole veel midagi. Sellepärast, et meil on nüüd uus sihtrühm, kes kasvab kogu aeg. Need sündmused, mis Ukrainas toimuvad, need on jubedad. Ma olen väga õnnelik selle üle, et me oleme vastutulelikud Eesti rahvana, et me oleme kaastundlikud, et me need inimesed oma koju lubame piltlikult, aga me peame nendele suutma pakkuda ka eesti keele õpet ja praegu on siin 20 000, tuhanded lapsed ja see on üks määratlemata tööpõld, mis kasvab tõenäoliselt veel ja kui kauaks, seda me ei oska öelda. Ja millal see sihtgrupp täpsemalt välja kujuneb, seda me ka ei tea, sest me ei tea, millal see jama seal ära lõpeb. Me ei oska seda ennustada. Et esimesed, ütleme sellised püsivamad statistilised andmed me võib-olla saame sügisel, et kes ennast siin sisse seab ja kes läheb tagasi. Praegu räägitakse, et paljud juba, nad tahavad juba tagasi minna. Aga uudiseid lugedes me näeme, et need sündmused ei ole kaugeltki lõppenud. Nii et see on üks sihtrühm, mis tõenäoliselt meiega seniseid plaane natukene võib-olla muudab, et me ei tea täpselt seda. Aga meie lootus on teie peal, sest teie olete vähemalt osa nendest, kes selle koorma enda peale võtavad ja ma usun, et me saame üheskoos sellega kõnasti hakkama. Ma tahtsin rääkida lühemalt, ma paraku rääkisin natukene kauem, kui mul oli lubatud. Aga nüüd ma ei tea, kui on veel mõned küsimused või tegelikult võib ka küsimusi esitada vahetunnis. Et seda ma kordan veel, et need konkreetsed, täpsed keeleoskuse nõuded ametikohtadel, need on selles esitluses olemas ja need ma saadame siis meiliga, et neid ei pea praegu nagu otseselt üle küsima ega ka üles kirjutama hakkama.